No nii, täna lähme Võrru, panemegi asjad valmis käru peale. Suurem jääb on ju juba käru peal. Võtangi ühe rehaga veel kaasa. Mingid manti kaasas, trimmerid, aiamööbli, kõik tahame Võrru ära viia ja siis nii ongi. Luugi kinni ja hakkame sõitma põhimõtteliselt. No nii, jõudsime Võrru, mis jälle otsib kindaid. Oma patsid, leidsid ju kindaid ju, kui vaja. Uued, vanad, mis vahet seal on. Igastahes, täna hakkame siit eest korda looma. Võiks selle kõik siit nüüd käru peale panna, mis mul eelmine aasta jäi tegemata. Ühe trimmeriga täna siis niimoodi. Ja teine kaasas on. Korraga ei saa kõike tööd ju ära teha, on ju. Ma ei tea, mis sa räägid praegu. Natuke trimmerdatud. Nüüd mõtleme, kuidas edasi, mis edasi. Kui new school läheb pekki, siis võtame kasutusele old school. Need asjad ei ole kuskile. Selles peitub jõud, luisk ja vikad, let's go. Aga mis sa lebotama lähed? Pingub, aga okei. No nii, tänaseks sai siis päev läbi. Siit sai veits trimmerdatud. Siin on mingid vanarauda, vana elektripost. Siit sai ka natuke korda asja tehtud. Käru peale sai ka mingid puidupar manti pantud. Mõlemad trimmerid andsid saba, pidivad pikatiga edasi laskma. Nii. Teeme käru tühjaks. Ega muud ei olegi. No nii, lugu järgmine. Läksime krundile ja sõber oleks katki. Sõitsime rahulikult ja siis pani ilge paugu ja tõmbasin tee äärde enam käima ka ei saa ja ma ei tea. Õnneks vist mootorisse veel vänt ei läinud pooleks, et võt. Eks siis hoian kursis. Saime veendumust, et vänt võll suure tõenäosusega. Nii et jõudis Subarule see aeg kätte. Tšau. Meie elu praegult. Nonii, me ta siis tõstame üles. Ja vaata, mis siis viga on. Nii, õli sai ka välja lastud. Õlis ei mingit jälge ega midagi. Vaatame siis, hakkame siis selle minikarteriga tegelema. Et kuradi karterit kätte saada, siis on vaja võtta see summuti jupsit ära. Aga seda ära saada, siis pidi võtma ühe selle vahejupiga veel ära. See sai küljest. Nüüd ongi vaja veel see lahti võtta ja siis pääseme juba karteri juurde. Ja siis on üllatus. No nii, saime nüüd karteri juurde, aga seal on kaks polti, mis hoiavad teda väga imeliku nurga all kinni. Ei küll, proovime sellega nüüd edasi jõbida. No nii, siin edasine plaan on tõstab veits mootorit üles ja äkki siis pääseb nende 2 poldi juurde. No nii, saime kätte nüüd siit. Esime padja lahti, tõstsime üles mootorit ja siis kuidagi moodi saime ta lahti. No nii, või siis ongi nüüd need teised lahti ja siis näeme juba, mis seal sees toimub. Nüüd tegeleme siis selle. Kui see oli jamamine, siis see on nüüd teistmoodi jamamine. Nüüd me tahame seda karterit kätte saada, siis see silm, mis sinna või mis liim või mis iganes sinna on pandud, see on nii hea liim. Saime kuidagi veidikene kruuvarid sisse ja siis painutame, et saaks selle kipsinood eraga teda veidikenegi lõigata, et see on ainuke viis, kuidas praegu see siit kätte saada. Niimoodi soovitasid teised Subaru mehaanikud ka, mis ma lugesin, et vot, ja niimoodi lähedki siit tasapidi. Paneme nüüd siia selle lapiku vahele surume, et saaks jälle kergema vaevaga lõigata, aga nagu see on ainult üks pool. Lõpuks lihtsalt peame ta toore jõuga arvates, et küljest kismusas mina siit küll ei näe, et ma lõikaks siit teiselt pool ka ruumi jälle, et see on ainuke viis, kuidas me ligi pääseme. Ei ole no. Ikka on. Midagi seal on, jah. Midagi. Imelikult laua juurde, metallilast. Saime lõpuks siis karteri maa ära. Oligi see, mida me arvasime. Näitame siis kõigepealt selle ära. Siin on
seda metalli on ikka korralikult seal põhjas. Trenni käia ajada. Ma ei jõua lihtsalt. Ma lihtsalt ei jõua. Ei jõua. Enne keerasin siis ju. Mootor on kinni. 7 aastat kestis. Teda remontida vist ei ole enam mõtet, sest et need mootorid juba osta, mis toimivad, on kallid. See kilometraažiga, mis sa saad, on jama ja juba mis selgelt räägi vähem. Ja ega muud ei olegi. Arvatavasti läheb ta nüüd aia äärde ja läheb tervikuna vast varuosadena, sest ma ei tea, mis tega edasi teha. Asendusauto. Fox. Ühe tooli juba tõstsin ära. Peame Subaru ära. Michelle sõidab viimast korda oma suksuga. Vot, nii on. Nii on. Kusjuures ketsi tõmbab ringi. Makk läks läbi või? Ta ei lähe enam teele. Plõks käis, täiega kõva plõks käis enne. Ja, no siis läks läbi ära. Ju ta siis suri ikka lõpuni. Ma ka sõitsin kunagi niimoodi. Poisi, kuidas su näpp mustaks sai? Kuhu sa näppu panid? Ja ma näen, et Kuhu sa näppu panid? Kus on must? Kus ta näpp mustaks sai? Teeme arvuti täna puhtaks ja paneme rooli siia, sest et täna tuli välja Forza Horizon 6, mida tahaks õhtul mängida. Mina ajamas need mullid ikkagi välja. Mul seda ette jääb. Tipu. iPhone 6. Ma natuke tormasin ette, panin juba siin, tegin ta lahti ja puhtaks ja proovisin, et kas rool istub külge ja isegi istub. Ja nüüd on pedaalid tööl panna. Ära tee. Vot. Sa teed haiget endale. Ära näppu küll panna. Meil on siin väike kaarmiit. Kas meil on väike kaarmiit siin või? Jah. Saad korraldaja või? Saad korraldaja või? Jah. Mis põnevad siis plaanid täna teha? Mis autot tegavad? Ma ei tea, põletavad kummi ja sõidavad ringi ja... Sõidavad ringi, kummide. Kummi teete ka. Sõidada. Ja, siis räägite, saate kõik rääkida, mis autot teil on ja... Mis autot Ja. teha? Mis, näita, millise autoga sina tulid. Selle. Sa tulid traktoriga üldse või? Jah. Tiitaga tuli või? Tita, vaata muidu seda. Ja ta ütles juba palli ära. Tita, vaata. Lukka. Sa viskasid tagasi või? Otsu väga hea. Audi. See. ja kritiseerivad siis mõned lasteklassid siis sinu kaamal ühe poolt. No mis sa said? Seda jäätist said? Limonaadi? Medali said ka?